Kui ka sina oled hommikul aeda tulles pidanud nägema seda, et sinu lemmiktaime lehtede sees on augud või öösel on keegi sinu maasikad ära söönud või veel hullem on see, kui sinu lemmiktaimedest on alles ainult rootsud, siis paraku ei ole tigude ja nälkete probleem uus ka sinu jaoks. Ja kui aiahooaeg on alanud, siis soojemate ja niiskemate ilmadega algab see tigude ja nälkjate tõrjumise töö ka minu aias ja sel aastal ma valisin selleks Ferromol graanulid ja ma räägin sulle ka lähemalt, miks need graanulid on nii erilised ja miks nad sobivad kasutamiseks eriti hästi just koduaias. No kõige kurjemat kuulsust on kindlasti kogunud just Hispaania teetigu ja mustpeanälkes. Nendega on selline lugu, et meie talvekülm küll suudab ära hävitada suuremad isendid, aga siiski munad ja Hispaania teeteo puhul ka suudavad talvitada ka nooremad väiksemad isendid. Ja nii kui algab jällegi sadu ja soojus, siis öösiti nad ronivad oma peidupaikadest välja ja võivad meie taimedele päris palju kahju teha. Ja mõnikord ei ole ka see kahjustus võib-olla kohe nii hästi nähtav ja märgatav, aga kui sa hommikul veel niiske kastega oma aias näed selliseid limaribasi, siis tegelikult see on ka märk sellest, et keegi juba ringi liigub ja teeb luure, millal siis öösel tulla jällegi ja sinu taimed ära süüa, et seda tasub ka jälgida. Ja muidugi on ka kohalikke liike, kes mõnikord söövad meie taimed elusast peast ära, et ainuüksi kiritigu võib teha väga palju pahandust ja näiteks põldnälkjas ja kui nende arvukus on juba väga suur, siis tegelikult võivad ka nemad lisaks Hispaania teeteole ja mustpeanälkele ühe ööga sinu aia täiesti paljaks süüa. Ja viimastel aastatel on nälkjate ja tigude probleem Eestis aina tõsisemaks ja tõsisemaks muutumas ja ei ole mingit märki, et nad on meilt siit lahkumas või et me kuidagi suudaksime ka need võõrliigid välja tõrjuda, et selles mõttes olekski hea, et kui sa esialgu suudad oma enda koduaias selle kontrolli all hoida ja kui sa teed ka näiteks koostööd naabritega ja te kõik tõrjute neid, siis on väike lootus, et me saame oma saaki ikkagi ise süüa ja seda ise nautida. Aga muidugi on ka kohalikke liike, näiteks suurseatigu või mustseatigu, kes on küll väga suurt kasvu ja võib algusel tekitada sellise tunde, et tema on see pahalane, kes need elusad taimed ära sööb, aga on mitmeid meie kodumaiseid nälkja ja teoliike, kes tegelikult söövad ainult kõdu ja surnud taimmaterjali, nii et ikkagi selles mõttes kõike elusat, mis ringi rõõmab, ära hävitama ei pea. Need Ferromol graanulid, et mina valisin need oma aeda sellepärast, et minu aed on looduslähedane ja liigirikas ja kuna need Ferromol graanulid on atraktiivsed ja huvitav sööt ainult tigude ja nälkjate jaoks, siis ma ei pea muretsema, et siilid, kes mul siin lähedal elavad, ja mesilased ja teised tolmeldajad oleksid kuidagi sellest Ferromoli graanulist puudutatud. Ja loomulikult, kuna mina olen ka lemmiklooma omanik, siis ma tahan, et minu kiisu tunneks ennast aias hästi, aga need Ferromol graanulid on tõesti sellised, mis on huvitav sööt ainult tigudele, nii et ma ei pea muretsema ka, et minu lemmikloomaga midagi juhtuks. Ja kuidas ta toimib? Et siin on need graanulid ja selle graanuliga on selline lugu, et kui ta puutub niiskusega kokku, siis ta imeb endale seda natukene sisse ja kui nad on niiskusega paisunud, on nad tigude ja nälkjate jaoks eriti atraktiivsed. Ja selle graanuli toimeaine on raudfosfaat ja kui nälkjas seda graanulit sööb, siis ta tunneb, et tema kõht on täis ja ta enam sööma ei pea ja ta läheb oma peidupaika tagasi, kus ta siis mõne aja järel hukkub ja sealt enam uuesti välja ei tule. Seda graanulit tuleks raputada siis laiali just selliste kohtade peale, mis on niiskemad ja kus sa tead, et teod ja nälkjad kõige rohkem öösel ringi liiguvad. Ja ta kindlasti ei tohiks panna seda graanulit ühte väiksesse hunnikusse, vaid ta tuleks ühtlaselt niimoodi laiali saputada. Ja minul on siin ühed minu lemmiktaimed hostad, mis on muidugi nälkjate söök number 1 ja ma juba nägin ka, et keegi on siin juba neid nosimas käinud ja minu plaan ongi siin siis niimoodi ühtlaselt nende hostapõõsaste vahele neid graanuleid panna ja kuna ma tean ka, et täna õhtul on väike vihmasabin tulemus, siis ma tean, et need graanulid saavad ka ära niisutatud. Aga kui on tulemas selline kuivem periood, aga nälkja ja teo probleem on ikkagi juba päris suur, siis on väga hea, kui sa ise peale seda graanuli laiali puistamist saaksid seda ala natukene kasta, sellepärast, et just selline graanul, mis on ennast vett täis tõmmanud, on teole ja nälkjale palju atraktiivsem ja tänu sellele on see sööd ka siis palju efektiivsem. Ja kindlasti tuleks jälgida ka kulunormi. Siin on pakendil see täpsemalt kirjas ka, aga see on vahemikus 1–2,5 grammi ruutmeetri kohta
et see on umbes selline väike teelusikatäis, nii et ma ka siit raputan natukene välja ja ta on selline sinine väike graanul ja minul on siin natukene suurem kogus, aga mul on ka suurem ala, kus mul need ostad kasvavad ja ma raputan teda siia niimoodi laiali ja teen siis seda kogu aias. Ja tegelikult vastavalt sellele, kui suur tigude või nälkete probleem sinu aias on, no tavaliselt piisab hooajal umbes kuni 4 korda, kui seda tõrjet korrata, aga tegelikult võid sa seda ka sagedamini kasutada. Aga sellise tõrje puhul on siiski oluline see, et olla järjepidev, sest järjepidevus on see, mis aitab sihile viia. Et kindlasti meil ei ole võimalik kõiki neid nälkijaid ja tigusi ükshaaval kokku korjata, siis vähemalt selle tõrjega me saame nende arvukust, kui seda järjepidevalt teha, oluliselt vähendada selliselt, et see populatsioon ei oleks nii suur, et nad lihtsalt neile hommikul jälle ühe ebameeldiva üllatuse saaksid teha. Ja sellepärast ongi need ferromaalgraanulid just hea valik koduaias, et nad on tõesti mõjuvad ainult nälkjatele ja tigudele ja meie muud elukad, kes meie aias käivad, linnud, mesilased, meie lemmikloomad ja ka meie ise, et meile endale selle mõju ei ole. Need ferromaalgraanulid on saadaval Horticumi e-poes ja muidugi ka erinevate edasimüüjate juures. Mina nüüd lähen ja päästan veel ühe ostab enda ära aia teises nurgas, aga sinuga kohtume juba järgmises videos.